Rootsi kinnipeetavate Eestisse saabumine oli küll pikalt saladus, kuid täna sai see avalikuks. Lennuliiklust ei peta ja nagu näitas Flight Radari skeem, siis saabus lennuk Rootsi linnast Linköpingist, mis asub Östergötlandis Känninge vangla vahetusläheduses Ämarisse. Tegemist oli spetsiaallennuga. Ämarist jõudsid esimesed kinnipeetavad õhtuks nende jaoks spetsiaalselt ümber kujundatud Tartu vanglasse. Praegu saabus Tartu vanglasse 4 kinnipeetavat, kes on meessoost. Edaspidi, kas see saab olema 4, 10 või rohkem, see sõltub siis erinevast komplekteerimisest ehk täpselt nii palju, kui me suudame Rootsi riigiga kokku leppida igaks lennuks, nii palju neid inimesi korraga siia ka tuleb. Kuidas siis see tänane vangide saabumine läks? Ma ütleks, et see läks täpselt nii, nagu me olime planeerinud. Kella pealt kõik sujus, kõik toimis, kõik osapooled tegid ära need ülesanded, mida neilt oodati ja ainult rõõm oli näha seda, et inimesed on professionaalsed ja teavad, mida nad teevad. Rootsi vangide tuleku eel on kõik korralikult siin üle värvitud. Varasemalt ei olnud siin kambris näiteks sellist riiulit. Nüüd on tehtud siis siin elama hakkavale 2 kinnipeetavale selline riiul, see on kusjuures tehtud Tartu vanglas kinnipeetavate poolt. Ja kõige suurem muutus, mis siin kambris on see, et seina peal on 2 telerit. Siiamaani on Eesti vangid vaadanud telekat kuskil ühisruumis, Rootsi vangidel hakkab olema 2 telerit, mõlemale 1. Kuidas nad seda siit koos vaatavad erinevaid kanaleid, eks nad ise siis peavad sellele lahenduse leidma. Eestis tehakse aktiivselt tööd selle nimel, et meie vangistusseadust kaasajastada. Teatud rootslastele ette nähtud privileegid rakenduvad ilmselt juba üsna pea ka meie vanglasüsteemis. Võiks tulevikus ka meie rohkem mõelda, et Rootsi kinnipeetava puhul on peamine distsiplinaarkaristus või ainus distsiplinaarkaristus on noomitus. Rootsi kogub kokku kogu tema distsiplinaarkäitumise, mis on vangistuse jooksul olnud, et nemad saavad lükata edasi kinnipeetava tingimisi enne tähtaegset vabanemist kuni karistuse viimase päevani. Ehk siis vanglateenistus ise otsustab, millal isik vabaneb tingimisi enne tähtaega. Eestis seda otsustab kohus. Ja distsiplinaarkäitumine küll mõjutab seda otsust, aga ta ei oma nii suurt kaalu, kui on see Rootsis. Nii et see on kindlasti midagi, mida võiks tulevikus kaaluda. No aga ikkagi, vangile siiski trellid ei meeldi. Nii lihtne see ongi. Ma saan aru, et vangla ei peagi lukshotell olema, aga kõiki võiks vähemalt võrdselt kohelda, sest et muidu ei teki seda mingit taasühiskonnastavat momenti, kui ongi niisugune olukord, et ühtest mingid tšurgad tulevad sisse ja neid koheldakse nagu paremini siis kui meid ja väidetavalt hakatakse neid Euroopa vanglareeglistika punkti järjest täitma nagu.